Timo Tarve ja Ainar Ruussaar jätkavad saadet. Siiku stuudios on hea meel tervitada erakonna EKRE esimeest ja Riigikogu fraktsiooni juhti Martin Helmet. Tere! Tere! Ungari valija on oma sõna öelnud, tahet väljendanud Viktor Orbanile ja tema juhitud Fideszi parteile osaks saanud kaotus oli ikka ootamatult suur. 54 kohta 199 liikmelises parlamendis võitjat ehk Tissa partei 138 vastu. Martin Helme, mis juhtus? No seda, mis siis nüüd täpselt juhtus, ei täna veel ei oska öelda. Midagi läks valesti, ütleme siis nii. Ma käisin 3 nädalat tagasi Ungaris. Kohtusin kõigi nendega seal, olin ka lõunalauas Orbani endaga, kus olid siis ka kõik tema lähemad nõunikud, ega see nende vaade asjale oli, et neil on kõik kontrolli all, et väga raske ja pingeline valimisvõitlus on, aga nad ei näinud küll mingit sellist ohtu kuskilt tulemas. Kui me nagu tulemust hindame, siis must päev on täna rahvuslastele, konservatiividele, suveranistidele. See oli viimane, tegelikult ainus riik Euroopa Liidus, kus oli võimul rahvuslik valitsus, mis seisis rahvuslike huvide eest, ajas Ungari asja ja see on nüüd ikkagi väga-väga suurejooneliselt purustatud. Ja see tähendab seda muidugi, et ütleme siis niisugused valitsused nagu Fico või Babiš, eks ju, et nende taltsutamine või korrale kutsumine saab kindlasti kergem olema edaspidi. Ja nii-öelda hoiatuseks teistele ja karistuseks ungarlastele. Ja ma pean ütlema seda, mida ütles Vance mõned päevad tagasi, kui ta Ungaris oli, et see valimistulemus, kui sa küsid, mis juhtus, see valimistulemus on välissekkumise tulemus. Ja kui me siin mäletame kõikide liberaalide muretsemist välissekkumise pärast, kui Rumeenia valimistesse väidetavalt mingid tiktokerid kallutasid terve rahva ära ja selle tõttu tuli lausa valimised ära jätta või kui me mõtleme Moldova valimiste peale, kus välissekkumisest, muud ei räägitudki kui välissekkumisest. Või kui me mõtleme Sloveenia valimiste peale, siis me oleme olukorras, minu meelest on täiesti ilma dramatiseerimata ikkagi vaja välja öelda, me oleme postdemokraatlikus olukorras, kus valimised ei ole enam päriselt valimised, et kui ikkagi Euroopa Komisjon rakendab kiirreageerimise üksuse, mis hakkab massiliselt tsenseerima kogu meediat ja eelkõige sotsiaalmeediat, kui ujutatakse sadade miljonitega riigid üle mingisuguste MTÜ-de rahadega, kui välisluured, nii nagu Ungaris olid, kuulavad pealt ministreid ja meil ei ole põhjust arvata, et nad ei kuula pealt valimiskampaania meeskonda ja siis lekitavad selle vajadusel kas meediasse või vajadusel annavad selle info edasi enda poolt toetatud poliitilistele jõududele, siis demokraatlikest valimistest tegelikult mõtet rääkida ei ole. See, mis Ungaris toimus, oli välissekkumise tagajärjel režiimi vahetus ja režiim, mis kukutati, oli rahvuslik, suverenistlik režiim ja see, mis asemele pandi, on Brüsseli käpikute režiim ja niisugune see seis ongi meil. Osalusprotsent oli parlamendivalimistel erakordselt kõrge 78. Millest see kõneleda võiks? Tegelikult veel kõrgem, kui ma täna hommikul vaatasin 79,5. See peaks kõigil tekitama väga suure küsimuse, mis toimub. Kui ma vaatasin kõikide viimaste valimiste osalusprotsenti Ungaris, siis see ei ole kunagi ligi lähedalegi seal olnud, et kõige kõrgem protsent on olnud seal 69. Ja nüüd on siis 10% kõrgem, aga tavaliselt on see protsent olnud seal 60ndate esimeses pooles isegi 61 ja niimoodi. Ehk siis meil on 15 või 10-15% kõrgem valimisaktiivsus kui tavaliselt. Ja ärme unusta, et see valimisaktiivsus oli ka ülikõrge nii-öelda välismaal olevate inimeste hulgas, ehk siis mitte Ungaris elavate Ungari kodanike hulgas. Ja siin ikkagi tegelikult on väga suur küsimärk, et kust siis need hääled tulid ja kuidas nad järsku nii aktiveerusid ja kuidas siis juhtus niimoodi, et kõik need uued valijad olid järsku Tisha valijad, ehk siis valitsusvastased valijad, et mida minu meelest me nägime praegu esmaste andmete põhjal võib teha sellise oletuse, vähemalt on see, et Fideszi valijad olid kõrgelt motiveeritud, olid väga lojaalsed, tulid välja ja hääletasid ja siis kusagilt ilmus välja 2 korda rohkem valijaid, kui kunagi varem on olnud ja hääletasid opositsiooni poolt, et mis see mehhanism oli, tegelikult sellest peaks üritama aru saada, sest see on küsimus sellest, kas meil on demokraatia, toimib veel või kas meil üldse on mingitel valimistel mõtet veel või ei ole. Ja, aga teleuudistes näidati päris palju selliseid kaadreid, kus mõned valijad käisid ringi plakatitega, kus oli
aastaarv 1956, mis ütleb ungarlastele väga palju, eriti vanema põlvkonna ungarlastele, ja oli ka loosungeid venelased välja. Venelasi väga palju Ungaris ei ela, aga ikkagi keerulised suhted Venemaaga olid ju üheks mõjutuseks, miks valimistulemused selliseks kujunesid. Ja ei, selles ei ole kahtlust, et Ungari valimistel olid kaks paralleelmaailma eksisteerisid. Täiesti kaks paralleelmaailma, omavahel nad kokku ei saanud. Üks maailm oli see, millest rääkis Fidesz ja Orban, asjad, millest nemad rääkisid, et meie hoiame hinnad all, kütuse hinnad all, me hoiame maksud all, toetame peresid, hoiame homopropaganda koolidest väljas, hoiame immigratsiooni väljas ja hoiame Ukraina sõtta, ei lase tõmmata Ungarit Ukraina sõtta sisse, ei rahaliselt ega relvastatult, see oli nende maailm. Ja siis oli teine paralleelmaailm, mis oli siis Tisza partei ja Peeter Magyari sõnumid ja need sõnumid olidki sellised, millest sina praegu rääkisid, eks ole, kuidas Orbani valitsus poeb Putini ees, kuidas Orbani valitsus on totalitaristlik, mina muidugi naeran selle ka välja, sest et ütlen teile ausalt, kui mina oleksin Orbani valitsus olnud, siis mina oleks kehtestanud ennem valimisi erakorralise seisukorra, sest et välissekkumine oli nii jõhker, et sellistes oludes valimisi päriselt pidada ei saa, aga suur diktaatori totalitarist seda ei teinud, vaid tunnistas valimiskaotust valimisõhtul. Soovis õnne kohe pärast esimest tulemust. Ehk siis see ju näitab ära, kui üle võlli ja valelik oli see opositsiooni retoorika kogu aeg. Ja see nii-öelda diktatuuri süüdistus oli Orbani suunal üks osa sellest nende paralleelmaailmast. Nii et olid kaks täiesti paralleelmaailma ja eri maailmade inimesed teise maailma sõnumeid absoluutselt tõsiselt ei võtnud. Naerdi välja need. Tisza valijad naersid välja selle, ei reageerinud Fideszi sõnumitele, kehitisid õlgu selle peale ja Fideszi valijad ei reageerinud Tisza sõnumitele, kehitisid õlgu, naersid välja selle. Nii et see on see reaalsus, mida mina seal kohapeal nägin. Hästi palju tuli ikkagi nagu sisemaist sõnumite tagasisidet ka, et suuresti hääletati Orbani vastu tema korrumpeerunud süsteemi vastu. Kas korruptsioon on Ungaris olnud siis nii suur probleem, midagi seal stagneerunud, see suur staadion, mida alati näiteks toodi seal Orbani kodukülas? Ma arvan, et võrreldes Eestiga on Ungari puhas nagu prillikivi. Et sellist korruptsiooni seal kindlasti ei ole nagu meil Eestis, aga igas riigis, nii demokraatlikus kui mittedemokraatlikus riigis on korruptsiooni palju. Korruptsiooni on ka Brüsselis näiteks hiigla palju, me võime neid asju siin lugeda alates Pfizeri hankest või Qatargate'ist, et korruptsioon on iga valitsemissüsteemi juures alati probleem. Aga mulle tundub jälle, ka nagu ma siin nendest paralleelmaailmadest rääkisin, et need korruptsioonijuhtumid olid siiski üle võli keeratud või niisuguse narratiivi loomena tehtud. Loomulikult on olukord selline, kui sul on 16 aastat järjest võimul üks seltskond, aga meil Eestis on olnud 20 aastat järjest võimul üks seltskond, et siis ikkagi kipuvad tekkima omavahelised suhted, nii ametlikud kui mitteametlikud suhted, kus selline tutvused ja käsipesed kätt ja ringkäendus on. Aga ma arvan, et Ungari sellises ühiskonnas korruptsioon ei olnud nii endeemiline või nii kohutav nagu. Samamoodi nagu meile palju räägitakse, Eesti meedia rääkis sellest, kuidas Ungaris oli väga suur probleem oli inflatsioon. Jah, Ungaris on ka inflatsioon olnud viimastel aastatel, aga võrreldes Eestiga väiksem. Et selles mõttes ja Ungari inflatsiooni üks suur komponent oli siis valuuta hinna kõikumine, eks ole, Ungaril on oma valuuta ja selle siis valuuta väärtuse vähenemine euro vastu tõi kaasa teatud importkaubagruppide hinnatõusu, mis on nagu oluline majanduspuhver väliskaubanduse balansseerimiseks, mis meil Eestis on täiesti tuksis. Nii et need asjad, millest räägitakse, kui neile konteksti ei anna või kui neid proportsiooni ei näita, siis need muutuvad selliseks väga emotsionaalseteks hüüatusteks, millega päris midagi mõistlikku peale hakata mul ei ole. Mida toob Peeter Magyari ja Tisza suur võit teie hinnangul kaasa ikkagi Ungari suhetes Ukrainaga ja suhtumisest Ukraina sõtta? Peaks mingi tohutu muutus toimuma. Muidugi tuleb, et siin pole mingit küsimust. Peeter Magyar on Brüsseli mees ja hakkab ellu viima Brüsseli poliitikat.
laitmatult, vastuvaidlematult, nii nagu öeldakse. Ja kui nüüd ütelda, aga ma ütleme selles mõttes siin ei ole mingit üllatust ega mingit nagu innovatsiooni selles küsimus. Aga kui nüüd küsida, mida ta toob Ungarile kaasa, siis Ungaris lähevad asjad väga kiiresti, väga halvaks, et meil on vaja ainult vaadata seda, mis juhtus Poolas, kui konservatiivne rahvuslik suveräänsusmeelne valitsus kukutati seal või valimised kaotas paar aastat tagasi, nüüd juba 3 aastat tagasi äkki, sügisel on valimised seal, siis see räigus, millega Brüsseli mees Donald Tusk kehtestas liberaalset režiimi, see on, ütleme niimoodi, et ei ole väga palju vahet selles, kuidas Valgevenes või Venemaal opositsiooniga tegeletakse, võrreldes sellega, mis Poolas juhtus, kuidas kaadrid, mida jälle Eesti meedias väga laialt ei levinud, aga kuidas mindi sisse sõltumatutesse meediaväljaannetesse, politsei lohistas inimesi sealt juukseid pidi toimetustest välja, kuidas vahetati üleöö välja kõikide asutuste, kaasa arvatud julgeolekuasutuste juhid, kuidas endiseid ministreid kuulutati tagaotsitavaks selle eest, et nad olid mingeid seaduseid vastu võtnud, et see repressioonide laine, mis sealt üle käis, rääkimata siis see ideoloogiline surve, mis tuli. Ungari ja Poola olid ju need riigid, kes süstemaatiliselt ja väga edukalt olid tagasi tõrjunud selle homo- ja transideoloogia oma ühiskonnast ja Poolas erilise raevu ja räigusega siis hakati seda vikerkaare lippu asja ajama, nii et ma olen veendunud, et me näeme Ungaris veel räigemat. Ja me oleme sama hästi võime täpselt sama näha, nagu me nägime Poolas, et ei Brüssel, komisjon ega nii-öelda progressiivne üldsus, meedia ei tee piiksu ka ei õigusriigi teemadel, ega demokraatia teemadel, ega pressivabaduse teemadel, sest et nii-öelda omad teevad seda neile, keda ongi vaja karistada ehk rahvusmeelsetele konservatiivsetele jõududele, et see saab Ungaris olema väga kole, mis hakkab juhtuma. Aitäh stuudisse tulemast ja seda analüüsi andmast, Martin Helme.